Tere, hea vaataja! Toots olen. Täna on käes taas kord õnnis päev, kus Hiinamaalt on laekunud mulle pakk. Ja pakk on selline, mida siis tahab ka teistele näidata ja seda avamisrõõmu või üllatust või kurbust, mis iganes sealt välja tuleb, siis ka teistega jagada. Nii et kisume selle pakendi ümbert ära ja vaatame, mida meile täna pakuti ja mida meile täna toodi. Siin ta laua peal mul on igavesti suur jurrakas rohelist värvi, kirjad, asjad peal, ilusasti teibitrikke tehtud ja kile sisse mähitud. Tunda on, et siin on selline mullikile sees taaskord, nii et tundub kvaliteetne, mingi klõbin käis. Midagi klõbiseb, väga hea, loodetavasti on asi ikkagi terve. No ma usun, et on terve, sest seal peaks olema ka liikuvaid elemente ja muid vidinaid juures. Nii et teen paki lahti, vaata, mis meile antakse. Tuli ta üsna kiiresti, et kuna nüüd see viirusaeg on siis kuskile poole nagu kaugemale läinud, vähemalt Hiinamaal, ei ole see asi enam nii aeglane, et kuskil kuuga tulevad asjad juba ära, nii et selles suhtes on igati fine. Vaatan, kas ma näen, millal ma selle tellisin isegi. Order time 4. august, meil on 22. august. Ohoh, isegi oluliselt kiiremini kui ma arvasin. Ehk siis 4. augustil 2022 juba kohal. Nii et igati väga kiire tarnega, väga hästi pakendatud, väga hästi krõbisev. Nüüd läks see kõik muidugi mikrisse, aga kannatad ära, eks seda tulidki vaatama, kuidas krõbistatakse. Opa, selline korralik vaakumpakend, mis siis hoiab seda toodet siin sees ilusti kinni ja kui ma nüüd selle vaakumpakendi, tegelikult ta ei ole vaakumpaket, ta on kile, mis on siis kileribad, mis on siis õhku täis puhutud ja hoiavad siis oma kuju ja põrutuste eest toodet kaitstuna. Siia on pandud isegi tüks vammi veel vahel mingi limelikul põhjusel sellist. Aga no võt, siit seest tulebki välja siuke korralik toru. Ootama kohe, võtame need asjad välja, näitan teile ka see käeliigutus, mis meil ikka on olnud. Opa, nägemist, ma loodan, et sinna midagi sisse ei jäänud, midagi kukkus maha juba. Juhe ja selline mõnus toru on. Ja tegu on siis, targemad juba tundsid ära, tegu on siis sellise, kuidas seda siis nimetada, kõlariga. Ja kaablid kaasas, rihm kaasas, see rihm oli siis see, mis seda kõlinat tegid. Ei ole katki midagi. No me ei tea muidugi, seda peab vaatama, et kas see töötab ka proovima ja testima. Aga tegu on siis jah, tõepoolest sellise kõlariga, kuidas nad ise seda nimetasid. Las ma nüüd vaatan. Bluetooth speaker, outdoor, wireless, kolumn, subwoofer, music center, boombox, portable, 3D stereo, 360 mAh battery, FM, DX, AUX. Sellise tootega siis selline hea pealkiri on sellele pandud. Kõik on ära öeldud ilmselgelt. Küll see 40 vatti, need müüakse ka väiksemaid, eks ju, et ma tean, et JP, mis ta on, JPL vist jah, müüs või kuskil ma vaatasin arvutitargas äkki, oli selline 10-vattine asi, mis maksis kuskil 200 eurot. Oleme ausad, selline, mida hiinlased kirjutavad, et on 40-vattine, maksab 30 eurot sealt tellides. Näeb üsna sarnane välja nagu JPL-i asjad, siin on D&G peal, kui nüüd vaadata. Võtan endale selle ette, et kas te ikka saate vaadata, jah, sest see kaamera valgustab veel üle. Äkki saab uue kaamera kunagi omale ka lubada, saab ilusama video teha. Hiinast seda kaamerat küll ei telli, aga jah, siin on lihtsalt kirjas ilusti speaker külje peal hallilt ja peal on siis selline ports nuppe, millega saab siis manipuleerida seda toodet kuhugi poole muid toimetusi tegema. Nii et selline asi meil on. Nupud, isegi mingi tuluke läks põlema. Pluss ja miinus ja ilmselt mingi kerimine. Nüüd oleks vaja ta kuidagi ühendada mõne toote taha, ehk siis prooviks selle siia näiteks telefoni külge saada, kas ta leiab selle üles, kuidas see üldse ühenduvus toimib, aga lisaks veel siis nagu näidatud kaasas on selline kaabel, mis käib üle õla, sest kui vaadata, siis see toru on ikka siuke, käsivarraga võrreldes siuke korralik jurrakas, eks ei ole siuke pisike. Ja kaasas on siis kaablid, audiokaabel ja USB ja siis mini USB kaabel siis või mikro USB või tegi kumb ta siis on. Et ilmselt laadimine ja mingi toodetega ühildavus. Prooviks tegelikult, mis otsad siin olemas on. Kuskilt peaks, seesama kaane pool käib siit kuidagi vist lahti ka. Ega ei olegi kindel, kuidas see lahti käib siit. Kirjas on speaker, aga
Peaksid ära käima. Julge rebida seda ka praegu. Okei, aga ma proovin ta ühendada telefoni taha ja äkki siis proovida, et kuidas ta ka mürtsu teeb, et vaatab siit kohe siis edasi. No tundub, et töötab, et viisin kööki ära, jube kõvasti hakkas mängima. Et telefoni pealt ta siin toimetab praegu. On ta siin kuskil, ma arvan, et kuskil 5-6 meetrit eemal. Saan siit vahetada lugu. Pani järgmise loo peale. Kööki tunneb ilusti ära, eks see telefoni pealt. Loodan, et taustaks on kuulda, peaks olema. Järgmine lugu. Täitsa töötab hästi, eks ju. Ja päris kaugelt võtab ja siukse kasti kohta heli kvaliteet on nagu ta on, eks. Ja vürtsu teeb, nii et ma arvan, et ost on asjalik. Telefoniga paaritus kiiresti ära, nii et leidis kiiresti üles, ei olnud probleemi. Saan nii tugevamaks panna siit ka vist tundub. Jah, läheb küll. Või vaiksemaks. Ja saan ka kinni panna selleni, et selline ost siis seekord sai tehtud. Töötab, toimib, hiinlased teevad jälle head tööd ja mis seal salata, nagu varasematki öeldud, et eks see suurem osa kaupa tuleb nagu nii Hiinast küsimus on, mis silt sinna peale lüüakse ja mis hinnaga seda lõpuks nagu müüma hakatakse. Kindlasti on olemas ka teistsuguseid tooteid, aga alati saab siis otsustada, et mida sa siis ostad, kas kaubamärki või siis hinda ja kas tahad saada kas mingit kindlat kvaliteeti, millel on ka garantii või tellid Hiinast ja riskid, et see, mis tuleb, võib-olla ei ole nii hea, kui sa lootsid. Ongi kõik, rohkem täna rääkida ei taha. Toots olen ja tont teab, võib-olla tulen kunagi jälle, räägin juttu.